Noh, lähme Istanbuli. Täiesti lambist. Me veel hommikul ei teadnud, et me lähme täna Istanbuli. Või et me üldse lähme Istanbuli. Nüüd me lähme Istanbuli. Miinus on see, mul on homme botoksi aeg ja vaadake mind. Halb. Tapsan kiire. Peaks kohe jõudma. Ma lähen nii. Tere tulemast tagasi. Head uut aastat. Kurat, unustasingi öelda teile head uut aastat. Kas ma eksin, et meil ei olegi see aasta ühtegi videot olnud või? Meil ei ole ühtegi videot olnud, jah. Uuest aastast ei ole või? Jaa, Ei, oota, kui me Poolas käisime, sellest ei ole või? No, Ikka on. Poola oligi, me panime uusaasta videosse selle kokku. Jah, nii et see on siis selle aasta esimene video. Tule siia poole, siis me saame ühte mikrisse rääkima. Tule alla poole veel. Nii. Ma mõtlesin siis, et ma räägin teile plaanidest. Mida üldse kõike juhtunud on. Mida üldse kõike juhtunud on ja kõik on juhtunud kuidagi väga kiiresti. Kõik sai alguse, ma ei tea isegi, millal see alguse, nagu päris, millal see mõte alguse sai. Või see oli tegelikult päris ammu ikka, ma arvaks. Ühesõnaga, mõte oli siis selline, et ma mõtlesin, et ma tahaks teha nagu oma brändi. 2 päeva tagasi sain ma Tartu maakohtust paberid, äriregistrikaardi ja ma ei tea nüüd, kas mul on maania, sest et ma tahaks sellega kohe tegutsema hakata. Ja ma tahan teha nagu, mu peas on siuke bränd. Ma mõtlesin alguses nagu mingi merch'i peale, merch on ka nagu tore asi, aga ma mõtlesin rohkem nagu clothing line. Ma tean, et see kõlab nii nagu, ma oleks mingi, ma ei tea, kes teen oma clothing line'i, aga ma ei tea, mul kuidagi tuli siuke mõte, sest ma mõtlesin, et kogu aeg, kui mul nagu mingid ägedamad asjad seljas on, siis kõik on mingi, kus sa said, kus neid saab osta, bla, bla. Siis ma mõtlesin, et aga miks ma ei või ise teha oma laini? Ma leidsin nagu üliilusad nahast käsitööna valminud kotid. Käekott on ju asi, mis naistel ikka läheb vaja. Ja ma mõtlen, et ma tahaks tellida neilt näidised, aga ma tahan, et näidis tuleks juba minu trükiga. Kus juures mina hakkasin sulle seda juttu rääkima siis, kui te tegite salajutud merch'ist oli, särgid ja asjad. Siis oli see, kus mina esimest korda mõtlesin, okei, tegelikult sul võiks endal olla oma bränd üldsegi. Jah, meil ongi niimoodi väga tihti, et Märten alguses räägib mulle midagi ja ma olen mingi, mida sa ajad, this would never happen ja siis mõne aja pärast it's happening. Ja pärast on see, et oh my god, muuseas sa ei kujuta ette, kui hea idee mul tuli. Umbes nii see on, jah. Aga ühesõnaga, umbes novembris registreerisin ma siis kaubamärgi ja 20. november registreerus see kaubamärk ära, sain kohtult, Tartu maakohtult kirja, kaubamärk on registreeritud. Ja siis ma ütlesin, et okei, kaubamärk on registreeritud, aga kust ma need asjad saan? Kust ma saan need asjad? Me tegelikult tol ajal filmisime ka, ma panen siia vahele mõned klipid. Ja ma mõtlesin, et seal võiks olla niimoodi, mu peas praegu. 4 korda aastas on launch. Kevad, suvi, sügis, talv. Mingid asjad on, mis on iga launch sees, näiteks T-särgid. Iga launch 3-4 erinevat disaini. T-särgid ja siis pusa. Aga nagu need peavad olema kõik sellised, mis mulle endale meeldivad, sest et mu elu on näidanud mulle. Kõik, mis mulle endale väga meeldib, they are fucking sold out. Siis miks ma müün kogu aeg teiste inimeste asju välja, kui ma võiks müüa enda asju välja. Aga mul on vaja kõigepealt leida nagu see koht, kust ma neid saada tahaks, sest et ma tean, et väga paljud influkad üle maailma teevad oma mingid neid brände niimoodi, et nad tellivad Hiinast mingit suvalist crappi ja siis müüvad seda, mis teoreetiliselt, kui ma tahaks teha ühte launchi, siis I could pull it off, müün mingit sitta, mis on sita kvaliteediga ja teenin oma raha. Aga ma ei taha seda, ma tahan, et see oleks nagu iga hooaeg uus, äge, always sold out. Minu point oligi see, nagu ma seal eelmises klipis ka ütlesin, et ma tahan, et need asjad oleks kvaliteetsed. Ma ei taha teha nagu mõned inimesed, et võtan mingi kuradi sukapüksid, mis on juba olemas, prindin enda näoga leibeli külge ja ütlen, et see on minu oma, see ei ole minu oma, see on mingi Hiina pask. Ma tahtsin, et ma saaks ise öelda kõike, saad aru, et mul on nagu
ütleme särk ja ma ütlen täpselt nii, ma tahan, et see õmblus oleks nii paks ja ma tahan, et see materjal oleks see, et ma saan valida, katsuda, proovida, ma tahan kõike ise. lõiked ja kõik asjad, Jaa. et see oleks kõik nullist nagu. Jah, et see on nullist see, mida mina tahan ja mis mulle meeldib ja mis mulle sobib, mida ma julgen soovitada. Aga ma olingi mingi, aga kust ma leian siukse koha, et mis ma hakkan Hiinast kokku tellima. Ja no offense, ma tean, et Hiinast saab kindlasti ka väga kvaliteetseid asju tellida. Aga siis tuli mängu Märten. Ja Märten ütles mulle, et ära muretse, ma leian sulle selle äri, ma leian sulle selle tehase või mingi, mis selle nimi on, see ei ole tehas, see on... Jah, ma otsisin sulle tehase Türgis, kes toodavadki täiesti nullist, väga igast kõvadele brändidele tegelikult asju on ja siis mingi aeg jäi see meil soiku natukene ja ma otsisin ammu juba tegelikult välja. Ma arvan, see oli ikka kuid ja kuid tagasi, kui mul oli see tegelikult, ma olin seda researchi teinud. Mingi hetk Märten ütles mulle, et ma leidsin ühe äri, et see on Türgis, aga neil on ka need showroomid ja asjad on Saksamaal, et me mõtlesime, et meil oleks nagu Saksamaale võib-olla lihtsam minna, sest et Märten rääkis mu ära, kõik peab olema kvaliteetne, ilus, tore, aga ma pean ju saama neid asju katsuda, on ju. Me ütlesime, et me lähme Saksamaale. Aga nüüd juhtus siuke asi. Oli kolmapäev. Mina tegin, see kolmapäev, mis nüüd just oli, on ju. Ja mina teen meiki laua taga ja kuidagi tuleb jälle see jutuks, on ju, see, et no, et millal me umbes hakkame otsima ja millal me teeme seda. Ja siis Märten oli mingi, okei, kuule, ma juba suhtlen ühe vennaga. Sa vist kolmapäeval kirjutasidki talle. Ja ma kirjutasin nii Saksa kontorisse kui Türki. Serkanile, ja keegi siis Märtenile vastas ja me ütlesime, kuulge, saame järgmine nädal Saksamaal kokku. Siis ta ütles, et see vend ise on nagu Türgist, aga et ta järgmine nädal läheb Saksamaale, me oleks juba Saksamaal kokku saanud. Aga siis hakkasime lennupileteid vaatama ja need olid nagu, sest et see ei ole nagu, see tehas ei ole siis seal, kus saab kohe lennukiga minna. Me oleks pidanud minema lennukiga, siis rentima auto ja ühesõnaga see oleks nagu ilge keberniit olnud ja me peame arvestama kogu aeg ka seda, et meil on vahepeal lapsed ja me ei saa nagu suvalistel hetkedel ära minna. Ja siis mõtlesime, et oota, aga meil on praegu lastevaba nädal. Lähme lihtsalt Türki, lähme siis Istanbuli, vaatame äkki saame kohe. Ja Märten rääkis selle vennaga, see vend ütles, toi, saame reedel kokku. Ja nõnda me kolmapäeval lennukipiletid ossime ja kolmapäeva õhtul kotid kokku pakkisime ja Istanbuli poole teele läksime. Deposse ja nööri. Katse 2. Õige hotell. Eelmises kohas kiideti, et siin on palju ilusam, aga siin tundub täiesti surnud olevat. Siin ümberringi ei olnud midagi. See hotellituba on nii uus, et siin lõhnab nagu värv. Ei, no see on nagu värske, aga väga fresh. Ma ütlesin Märten, päevalt keegi pole siin ära surnud, aga Märten arvas, et raudselt ehitaja on. Lõpuks jõudis ka meil sült kohale koos jäädikaga. Kes oleks enne tellinud Boltiga sült jäädik? Ma olen nüüd. Sa oled nüüd. Nii, üks proua on siin 3 kuu jooksul 5. korda Istanbuli lennujaamas. Oleks võinud kõik teised eelmised korrad, ma pisi jomsid rõndavad. Aga esimest korda oled nüüd äriasjus siin tegelikult. Olen esimest korda äriasjus. Esimest korda lähen üldse lennujaamast väljagi. Üldse esimest korda Istanbulis. Jah, aga meid ootab meie transfer ja ma arvan, et me valisime väga hea hotelli, loodame parimat. Nii et tänane plaan, täna ei hakka kohe mis jonksi tegema, seda teeme homme. Nii et täna mida me teeme? Sööma, lähme otsime mingi hea restorani, meil on spa. Näitan sul linna. Ja. Ma ütlen ausalt, seda kõike on väga keeruline kuidagi seletada, sest et mul on kes mind kauem teavad, mul on kõige räigem see imposter syndrome, mis maailmas olemas on. Ükskõik, mida ma teen või mida ma saavutan, siis mul alati nagu low-key tundub, et tegelikult see on nii mõttetu või see on nii lamp, igaüks saaks seda teha. Aga siis ma mõtlen, et ma sõitsin literaali Istanbuli ja mul on äripartner Istanbulis praegu. Sa sõitsid ärikohtumisele? Ma sõitsin mina sõitsin nagu businesswoman, sõitsin ärikohtumisele Istanbuli. Suurde tehasesse. Suurde tehasesse. Ei olnud mingi nurgatagune sweatshop. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, kuidas Märten selle pullis off. Ma ei kujutaks isegi ette, kuidas leida sükest asja, aga see oli täpselt see, mida ma tahtsin. See oli täpselt see, me läksime sinna. Meiega tegeles 2 meesterahvast.
ja ma lihtsalt ütlesin, mida ma tahaks, mis on need asjad nagu näiteks a la mingi, mida ma kannan kõige rohkem. Mulle meeldivad retuusid, pusad, T-särgid, siis no mõned asjad on seal veel, ma ei hakanud kõike spoilima, mis mul sinna esimesse launchi tuleb. Aga see oligi täpselt nii, et nad tõid mulle erinevaid valmis tooteid, nad tõid mulle erinevaid asju, et ma saaks katsuda materjali, mis mulle meeldib, mida ma tahan. Andsid mulle mitu erinevat varianti ette, näe, mis sulle selle juures meeldib, mis teise juures meeldib. Et ma tundsin ennast nagu mingi, nagu ma teaks, millest ma räägin, see oli nii haige, see oli nii haige lihtsalt, aga need vennad olid ka hästi nagu chillid ja ladnad. Ja ma tegelikult päris palju toetusin ka nende arvamusele, sest et nad on seda äri aastaid ajanud ja nagu Märten ka ütles, väga suurtele ja tuntud kaubamärkidele tegelikult. Et kui nad andsid mulle 2 materjali ette, siis ma olin okei, kumb on kvaliteetsem, sest et ma tahan, et need asjad, mis tulevad mu brändist, on kvaliteetsed, et ei ole nii, et asi on nagu normaalne, siis sa pesed ühe korra ära ja siis on mingi logo maha kulunud kuskilt midagi. Ma tahtsin, et kõik oleks kvaliteetne, jah, see võib-olla selle võrra on natuke kallim, aga ma tahan, et see oleks perfektne, nagu ütleb Kaja Linkmann. Ma ei saa, see on nii haige, ma olen nii fucking happy. Mulle meeldis see, et kui ma nendega suhtlesin ka, vaata koha peal me naljatasime seda, et ma tegin otsa lahti, ütlesin ka, et Eestis üks väga kõva influencer tahab teha oma laini ja nad ei teadnud üldse, et me oleme elukaaslased, vaata seal see me ei ole elukaaslased, me oleme abikaaslased, kallis, miks sa mulle kogu aeg elukaaslane ütled? See tuli jutu sees seal välja, siis ta ütles, et mu silmarõõm, see one night stand. Ja siis seal ka üks kutt ütles, et ma arvasin, et te olete nagu äripartnerid lihtsalt. Ma ütlesin, ei, me oleme abielus ikka. Aga et me oleme praegu business meetingul, et siis me oleme nagu äripartnerid. Aga see oli kihvt jah, et ütles, et teate, et meil on enne ka nagu influencerid, võetud ühendust kunagi Saksamaalt keegi võttis. Ja siis tal oli 2-3 miljonit followeri. Ja siis ma ütlesin ka, et ei, ma saan aru, et see võis teie jaoks naljakas tunduda, et kui ma ütlen, et wow, Eestis väga kõva influencer ja siis ta vaatab, et on 85 000 followeri on. Aga nad said kiiresti aru, et Eesti ongi tegelikult väga väike, Eesti on väike turg, aga nad isegi näiteks Soome, Soome on hästi suur ka, aga Soomes on neil mingid asju Soome veel. Et igastahes mina ütlen ka, et see vibe oli väga äge, ma natuke põdesin, sellepärast, et me selles suhtes hüppasime tundmatus. Täiesti suvaliselt. Aga mul oli see sellepärast naljakas, et oma vanas elus samamoodi nii palju teada asjad, mis mu ellu tegelikult tulid või kontaktid olid samamoodi, et sa internetis suhtled mingi vennaga, sa pole kunagi näinud, ütled, et davai, ma tulen ja siis me läksime. See on crazy ja teate, ma alguses mõtlesin, et ma ei räägi sellest teile üldse. Et kui ma saan selle kõik valmis, et siis tuleb nagu see launch ja siis ma ühel hetkel ütlen teile, oh my god, vaadake, mul on oma bränd, on ju. Aga siis ma mõtlesin, ma jagan kõiki asju teiega. Ma tegelikult tahtsin teiega juba ammu seda jagada, aga ma praegu tahan nagu teiega koos seda. Ma saad kõige haigem see, mul tahab pisarad kogu aeg silma tulla. ma tahan nagu teiega koos seda teha, ma tahan, et me koos valiksime, kui ma saan näiteks mingid näidised, on ju, et mis värvid võiks võtta või mis lõiked täpsemalt, et mida teie ka tahaks. Et loomulikult mul on mingid enda ideed ja enda mõtted. Aga point on selles, et ma pean ju seda tegema nii-öelda meile. Ma tahan endale ka teha, aga ma tahan teile ka teha. Ma tahakski, et see oleks nagu meie mingi ühine asi, sest et kui sa mõtled üldse nagu sellele brändile, mida mina isiklikult olen, nii haige mõelda, et ma ei ole inimene, ma olen nagu bränd, on ju, siis ma ei oleks ju siin, kui ei oleks teid. Nii et mul on tunne, et ma peangi kõik asju, mitte ma ei pea, vaid ma tahangi kõik asju teiega koos teha. Nii et ma olen väga excited praegu, et meil on nagu esimesed süksed plaanid on nagu paigas ja nüüd järgmisena nad saadavad meile need mock-upid. Siis me vaatame, kas nagu pildi pealt meile tundub, et need asjad meeldivad. Siis, kui sobivad, siis me lepime kokku, kuhu logod, mis asja, mis värgid. Ja siis me saame näidiseid ja mul on siuke tunne, et siis me peame jälle lennuka peale istuma ja Istanbuli purutama, et siis ma tahan neid näidiseid. Ma ei telli enne nagu siukses koguses asju, kui ma ei ole neid asju saanud katsuda ja teiseks ma pole saanud neid kanda, ma pole saanud neid pesta. Ma tahan kõikides suurustes saada neid asju, sest ma tahan teada, kas need suurused klapivad, et ma saan oma sõbrannade peal nagu seda testida, et oleks mingi weird test ka, vaata. Ja siis see on valmis. Jah, siis
sinu pool on valmis ja siis hakkab business pool. Siis hakkab et me business peamegi pool. jah, loomulikult, see on üks pull asi tegelikult, et teha mingit riidebrändi, sa võid mõelda, netis on ka hästi palju lugusid, oi, hakkasid oma T-särke trükkima inimesed või mis iganes ja seal on mõned edulood, kus ongi suured businessid sellest tulnud, aga tegelikult see know-how ongi pull, et seda peab praegu meil jooksu pealt tulema ja minu jaoks ka vahepeal suhtled ChatGPT-ga, siis vaatad mingi YouTube'i videosid, siis loed mingeid materjale, et see on seal tehases nagu äge, et me ise ka õpime paralleelselt ja mul meeldis see, ta ütles näiteks, et neil oli kunagi Saksas, nad tegid ainult vist 20 toodet, esimene kord oli Saksa tellimus, siis nad tegid paari nädala pärast 200 juurde ja siis juba tuli 2000 tellimus ja ta oli ka alguses niimoodi umbes, davai poisid, hea küll, ma aitan teid vaata selles asjas ja sellest kasvas aastate pikkune koostöö neil välja. Yeah. Et see ongi kihvt, et nad tahavad ka nagu, mulle vähemalt jäi siuke mulje, et neist ka, et nad tahavadki nagu aidata kellegi midagi käima tõmmata ja olla sul nagu partner selles jah, asjas. selles suhtes, et muidugi mitte oma südame headusest on ju, ei taha nad aidata, aga point on selles, et nemad on väga uhked enda firma üle, see firma on väga suur, seal on tehas, seal on õmblus, seal on kõik asjad, nad teevad oma kangaid, nad teevad oma mustreid, see on nagu väga suur koht on ju, ja nad tahavadki nii-öelda luua ärisid, partnerlust niimoodi, et ongi kvaliteetsed asjad ja me saamegi pikemaajaliselt koostööd teha, see on ka nende huvides. Ma pean ütlema, et natuke hirmus on selle juures see, et see siuke väike katsetus mul siseneda oma brändi maailma on ikka kümneid tonne, mis ma pean sinna sisse panema ja see on ainult neile, vaata. Mõtle nüüd siin, mul on vaja ladu, mul on vaja kedagi, kes hakkab neid asju välja saatma, mul on vaja mõelda mingi pakendid, mul on vaja välja mõelda mingi, issand, Anne Veski tuleb vaikselt, et nagu nii palju asju on vaja välja mõelda ja see on hästi äge, see on nagu huvitav ja uus. Ma pean samal ajal mõistma, et mul tegelikult varsti tahan ju raamatu välja anda, see on praegu toimetuses, meil on oma argipäeva tööasju vaja teha, meil on lapsed, meil on Alexela tulemas. Meil on Alexela tulemas, meil on palju asju tulemas, aga ma tunnen, et see on äge ja ma tean, et te aitate mind seda koos teha ja kõige aegam on see, et esimene see kollektsioon polegi valmis selles suhtes, et ma ütlen, ma esimese kollektsiooniga jäin üsna nagu tagasihoidlikuks on ju, et ma tahan nagu mingi basic asjad kõigepealt ära teha. Aga mul on juba mõte suvekollektsiooniks, mul on suvekollektsiooni nimi juba olemas, ma tean, mis värve ma tahan kasutada, et holy shit, mõtle, kui ma teengi selle ära. Sa teed selle ära? Mõtle, kui haige, kui ma teengi selle ära. See on nii haige. See on nii haige. Ja ma pole teile veel rääkinud, mis on mu brändi nimi. Mu peas on siuke bränd. Skinny Legend. See ei ole nagu, obviously, see ei ole mõeldud nagu mingitele skinnidele inimestele ainult, vaid Skinny Legend on nagu, see on legend, see on nagu vibe, see on lifestyle, see on nagu siuke äge, vaata. Ja sellega kaasnevad mingisugused ägedad asjad ja mis need ägedad asjad on, see on nüüd minu otsustada. Tähendab, et mis nagu mulle meeldib, on ju. Ma saan aru, Märten tahab takistada minu kiiresti edasi liikumist, näed. Tegi siukse asja, tegi siukse asja, valmis, mulle meeldib, tehtud, hakkame tooteid tellima. See brändi nimi tuli mulle tegelikult, see nimetus ise ei ole muidugi minu välja mõeldud, on ju. Aga ma mõtlesin selle peale siis, kui oli eelmine kord Alexela ja teate küll, kes ütles, et kõik, kes Alexelas oli, on temast ikkagi paksemad ja mis iganes ta veel ütles, on ju. Ja ma mäletan, et ma tegin mingid story'd ja ma olin mingi the fuck is happening, nagu kõik inimesed, kes olid Alexelas, on fucking Skinny Legendid. Kõik inimesed, kes mind followvad, on Skinny Legendid ja mind üldse absoluutselt ei huvita tegelikult selle juures, palju keegi kaalub või milline ta välja näeb. Skinny Legend ei ole nagu see on su mindset, see on vibe, on ju. Skinny Legend, see on nagu, saad sa on nii Skinny Legend. Nagu pohhu, ega sa oled 50 või 150 või 350 kilo. Sa võid olla Skinny Legend. Ja siis ma mõtlesingi, et oh my god, Skinny Legend oleks nagu brändina nii äge. Ja nüüd mu brändi nimi ongi Skinny Legend. Nii et ma loodan, et nagu ma korraks mõtlesin küll, et ma loodan, et mingi meedia ei hakka siin, et ma üritan, ma ei tea, mis asja propageerida, nagu mingit skinnisust per se, kindlasti mitte, et seda tõestada, ma olen 5 kilo juurde võtnud. Ja võtad 5 veel. Ja võtan 5 veel, kui vaja. Ja siis veel 5.
ja siis hakkan aina suuremaid numbreid tootma. Vaat siis ongi hea, kui on oma äris. Ma saan lihtsalt teha igasuguses suuruses kõike, mida tahan. Ja vaatad, kord püksid jälle kitsad, teeme uue selle satsi peale. Lennukisse Istanbuli ja kohe tegema. Aga ühesõnaga, vot, nüüd ma sain teile välja öeldud selles suhtes, et me oleme ju kuskile praegu teel on ja meil on olemas OÜ, meil on olemas tehas, meil on olemas esimesed ideed ja meil on tulemas esimesed mock-upid, meil on materjalid valitud, meil on nagu, ma pean ütlema, see oli väga edukas koosviibimine. Korraks low-key nagu kartsin, et mõtle, kui me tuleme siia ja siis siin on mingi, ma ei tea, Hiina ladu ja nad viskavad meile mingi suva asjad ette. Ei, ma sain näidata täpselt, mida ma tahan, kuhu ma tahan õmblusi, kui pikad, mis materjal. Oh my god! Sa oled excited, ma tunnen nagu ma oleks tõsiselt võetav businesswoman. Nüüd ma tahaks nii väga neid sampleid näha. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Me oleme väga lähedal. Aga see, kuidas teie saate aidata meid, sellepärast, et Malju oleks tegelikult vaja teada, need kogused on suht suured, mis me peame tellima. Ja et ei juhtuks seda, et näiteks tellime liiga palju XL-i või L-i või liiga palju XS-i, et te võiks tegelikult teada anda ka kuskil, mis suurust teie tegelikult kannate, ma arvan. Tead, ma arvan, et siin ei ole mõtet seda rääkida, siin ma ei saa mingit infot. Jah, et ma teen äkki, vaata mingi hetkel Instas teen mingid pollid ja värgid, särgid, et ma arvan, et sellega te saate mind kindlasti aidata. Ja ma ei tea, mitu korda ma veel kavatsen seda öelda, aga ma olen mega põnevil. Ma nagu low-key natuke kardan ka, aga ma tegelikult olen rohkem põnevil. Ma just Märtenile ütlesin üks päev, et arvestades, kui palju asju meil nüüd tulemas on, siis ma iga hommik nagu tubli laps võtan ikka oma hullurohud ära, sest ma kardan, et kui ma nüüd praegu crackin, siis ma olen otse Seevaldisse ära ka. Üks asi, millega te saate meid aidata, sa isegi pea nõustuma, aga lihtsalt väga raske on tegelikult ühed asjad, mis sinna tulevad, on T-särgid, sinna tulevad mingi typographic stiilis tekstid, aga minule isiklikult väga meeldiks, kui sul oleks mingid ägeda kujundusega särgid ka. Nii et kui sa oled disainer, ära hakka Maljule kirjutama. Tee üks disain valmis ja pane see info@mallukas.eu ja vaatame, äkki me leiame mingi hea disaineri ka punti, nagu päriselt. Tegelikult see oleks äge küll, sest et aitaks kaasa küll, jah. Mul on praegu see, et ma esimeses launchis ma ei taha nagu, ma tahan, et esimene launch oleks hästi süke clean, hästi puhas, nagu T-särgid ka, et ainult mingi tekstiga ja niimoodi. Aga nagu ma ütlen, minu plaan siin koha peal ei ole piirduda ainult ühe launchiga, ma tahaks seda teha vähemalt 4 korda aastas. Ja muidugi ma hea meelega võtaks tiimi veel inimesi, kes tahavad Skinny Legendiga kaasa tulla, kui me saame kuidagi teineteisele abiks olla. Ja tegelikult tõsid on, et mingisugust disainerit meil on vaja nagu nii, sest et meil on vaja kujundada ju pakendid, mingid värgid, särgid, et ühesõnaga, te olete nüüd kurssi viidud mu suure saladusega. Ma ütlen ausalt, minu meelest see on secret project. On, no jah, see oli sest et tavaliselt kui keegi ütleb, et tal on secret project, siis ta tuleb oma mingi Hiina sukkadega välja, aga mina teen oma riidebrändi Skinny Legend. Nii et davai, head aega Skinny Legendid, me nüüd uploadime selle üles ja mina jään kommentaaridesse ootama, et mis te sellest kõigest arvate. Malju tellis endale lammast, no hea tisukallikene, aga Türgi köök on super hea ikka.